Tere jälle Algorütmi kuulama, mina olen Priit Liivak, eetris on meie 280 miski episood, ma täpselt numbreid enam ei mäleta. Algorütmi toetab endiselt Nortal, Veriff ja Patchstack. Ja täna oleme siis Digiti konverentsil, jumala kihvt üritus on. Pool päeva on möödas, mulle juba meeldib. Ja räägime siin nii siis esinejatega, kui siis ka seal all on kuskil demoala, kus me saame ka ettevõtetega rääkida. Ja uurime, mis siis IT-maailmas põnevat on ja jagame seda siis teilegi. Kindlasti sünnib väga mitu huvitavat Algorütmi episoodi ideed siit, millest siis ka järgnevatel kuudel teile rääkida saame. Nii et mõnusat kuulamist. Ei oskagi kuidagi nagu... Teised võtted on alati palju keerulisemad küsimused võtted. Teised võtted on väga keerulised. Oleme jälle Digitil. Siim on jälle Digitil. Siim, räägi, mida sa jälle Digitil teed? Siim jälle Digitil on varuesineja. Et jälle varumeeste pingil? Ja ei, see varumeeste ping tegelikult ei ole üldse halb ping. Nii, ja mis sul siis nii-öelda tagataskus on, et igaks juhuks, kui on vaja väljavat tõmmata, et millest sa rääkima siis saaks? No see aasta see tagataskus olev teema, mis võiks võib-olla inimesi kõnetada, on siis selle suurte keelemudelite või AI, kuidas keegi seda tahab nimetada, selle integreerimist siis tarkvaraarendusprotsessidesse. Mitte lihtsalt vibe-codimine, vaid ka kuidas seda ettevõttes võib-olla struktureeritult kasutusele võtta või mis seal õpikohad olid meil. Et ühesõnaga, kuidas AI-d päriselt kasutada, mitte kuidas sellega task listi või retsepti äppi teha, nagu siin täna Bitwave'i booth'is proovitakse vibe-codida? Ei, no kõik need kasutusjuhud on päris kasutused, eks ole, aga et kui sul on rohkem võib-olla kui 3-4 inseneri organisatsioonis, siis võib-olla ootused, kuidas seda AI-d rakendama hakkavad, natukene erinevad, eks ole. Et kuidas, siia tuleb ka see turvateema, eks ole, siis et kuidas üldse nagu turvaliselt AI-d kasutada, kuidas neid polisseid paika panna ja kuidas ka siis koolitamine ja harimise pool nagu teha suures ettevõttes? No jah, ütleme, et meie võib-olla täiendav väljakutse siis ongi see, et kuna see sektor, kus ma töötan, on keskmisest võib-olla turvatundlikum, siis ka tõesti nende mudelite rakendamine ja siis millist infot üldse tohib näiteks sinnapoole saata, et see on täiesti omaette teema, mis on pidurdanud meil võib-olla mingisuguseid asju natukene. Aga kui nüüd täna lavale ei saa, et siis tuled Algorütmi külla, et siis teeme sellest eraldi episoodi või? Ja meelega, et ma arvan, et kui mitte midagi muud, siis võib-olla teistel on, ütleme, et huvitav kuulata, et kuidas mitte asja teha, sest me oleme kõik need ämbrid läbi kolistanud siin 3 aastat juba siis ühel või teisel moel rakendada saaid. Kuule, aitäh sulle, Siim, ja ma ei teagi, kas öelda, et pöödled pihku, et saad lavale või et tuled Algorütmi, et saad rahulikult konverentsi nautida võib-olla. Tere! Me tuleme kaameraga teid ründama, kui tohib. Ma tegelikult mõtlesin, et ma ootan nii kaua, kuni külalised on läinud, aga teil on nii põnev vestlus siin, et ei saagi nagu vahele segada. Ma küsin võib-olla teie käest, kui tohib. Kas Tõnis rääks head juttu või õiget juttu? Ei no, siuke normaalne jutt ikka. Et asjalik värk, millega te ise tegelete, millega Voko tegeleb, see on väga huvitav ette, ma ei ole kuulnud sellest. Just see välja tuli. See kui me koolitab ikka riigi parimaid arendajaid välja, mis seal muud ikka. Ja siis tulite UX-ist kuulama Tõnise Täna räägi UX-ist. Millest te täna räägite? Täna me koolitame vibe-codereid. Vibe-codereid, miks see? Sa ju pead ikkagi kaasas käima, et sinna suunda, kus maailm läheb. Kas ma saan kohe proovida siin vibe-code'ida kaasa või? Ja saad kohe proovida, et meil hakkas täna päeva alguses äpp täiesti nullist pihta ja päeva lõpuks saab siis meil üks retsepti rakendus valmis. Igaüks saab panna ühe prompti juurde ja ühe feature, et vaatame, kuhu läheb. Kas see kood pärast open source itakse, et meie Algorütmi kuulajad saaksid code review'd ka teha või? Jaa, absoluutselt. Ja kusjuures see kood, kui ma tegin praegu siin poole päeva peal sneak peegi, siis ta pole liiga halb. Liiga halb jälle, okei. No vaatame, mis päeva lõpuks saab, eks? Seda jääb ootama, jah. Et vaatame, mis siis seni valmis on saanud. Ma ei tea, kas see jääb peale ka või? Mis siis täna on olemas?
et meil oli ülesanne selline, et oli vaja siis, kui sul puudub idee, mida süüa teha õhtul, on ju, siis siit saad ideid. Et see on valid siis endale retsepti vastavalt siis sellistele. Aga selle jaoks ongi ChatGPT, ma küsin tema käest, et mida ma õhtul süüa teen ja siis ta ütleb mulle retsepti. Ja absoluutselt jah, et siin on see, et ta on sul juba nagu ühe nupu kaugusel, et ChatGPT sa pead hakkama jälle prompti kirjutama, et siin on sulle hunniku promptidega see rakendus valmis tehtud. Aga siin on juba tehtud jah, et sul on võimalik siin vaadata erinevaid retsepte, võtta endale juba kohe nagu midagi meele pärast valmis on ju. Siia on juba tehtud light mode ja dark mode siia peale, eks ole. Et niimoodi see rakendus siin vaikselt tekib. Siin just hiljuti tulid suuremat sorti filtrid. Et mulle hakkab tunduma vaikselt, et selles tööjaamas see rakendus hakkab muutuma enterprise rakenduseks. Seal tööjaamas on tegelikult täpselt samasugune ülesanne, aga algas täpselt samamoodi, aga lõpp on hoopis teistsugune, et nüüd seal sa paned hoopis, mis sul külmkapis on ja sellest genereerid endale õhtusöögi. Teil on 2 nii-öelda vibe codingu sessiooni samal ajal käimas? Täpselt sama ideega, aga tulemused on täiesti erinevad. No kena, vaatame, kus see siis päeva lõpus on jõudnud, et täitsa põnev oleks teada, kui kaugele saab ühte retsepti äppi nagu arendada, et ma arvan, et siin loodan, et Digiti külastajad nagu lähevad veits hulluks sellega ära. Näeme hiljem. Hästi. Vaatame, mis ta mõelmas rääkida. No nii, mina püüdsin Helen sind kinni tegelikult juba enne seal Premium Lounge'is ja siis me rääkisime igasugu põnevatel teemadel. Ma tean, et sa oled täna lavale ka. Millest sa täna räägid ja kus laval sa üldse räägid? Me seisame tegelikult selle lava kõrval, kus ma rääkima hakkan, ehk siis Red Stage. Ja minu teemaks on ametlik pealkiri on onboarding. It's not the one night stand, but it's a relationship. Ja kohe esimene segadus, mis tekkis, on see, et kas ma räägin siis inimeste onboardimisest ettevõttesse. Ei, sellest ma tean väga vähe. Ma räägin ikkagi tootesse onboardimisest, et see on jätkuv suhe nagu sõprade ja perekonnaga, mitte ühekordne tegevus. Et ei ole nii, et on registreeris kliendiks ära ja siis võib ära unustada? Just. Et näiteks üks põnev fakt, mis ma toon välja ka, on see, et tuleb välja, et free anything tegelikult ei konverdi üldse, et pigem 70% inimestest kukub maha. Free anything viib selle one night standini vist, mulle tundub, et inimesed logivad sisse, saavad seal tasuta asja kätte ja siis on nagu adjöö. No täpselt, just. Et selliseid näiteid tuleb sinna päris palju ja... Aga ma tean, et me rääkisime enne selle üleval ka Figma uutest ägedatest featuuridest. Et mis sa arvad sellest, kui sellest Figma asjast teeks ühe algoritmi episoodi ühel heal päeval? Ma arvan, et see on väga hea mõte, sest see on ikka, nad astusid mitte ühe sammu edasi, vaid nad ikka panid sprindiga edasi nagu tulevikku päris korralikult. Et nad ei lase, mitte kellelgi ei lase endale nagu järgi tulla, et jooksevad hea suure kiirusega eest ära kõikidelt teistelt konkurentidelt, kui vähe neid üldse ongi. Sest nad luuvad tegelikult ökosüsteemi ja kultuuri, et mis on tähtis, et täna hommikul ma kuulasin ka seda Red Stage, et kui sa ehitad ka tooteid, on see sama vana printsiip, et kui sul on õigesti value-driven meeskond, siis sellised asjad juhtuvadki tegelikult. Mitte see, et topime rohkem feature'id sinna sisse. Ja et kõik peavad kaasa mõtlema ja siis asi liigub õiges suunas. Just. Kuule, aga edu sulle esinemiseks ja ma loodan, et ma saan ka siis kuulama tulla ja loodame, et siis see algoritmi episoodi teeme ka ära. Teeme nii. Ma ei küsi raskeid küsimusi, ära valitsi. Ma ei käinud algoritmi. Käis. Kasepuu on järgmine nädal eetris ja räägib sellest. Olen jõudnud siis LHV siia boksi, kus on ägedad suured taustad ja saab kell kõht tühjaks läheb, siis siit saab avokaadot süüa, et see on nagu selline hea leid. Ja minuga on Siim siin, tooteinsener või? Täpselt nii. Ja kuidas LHV-l täna läheb? Ma tean, et teil on suur projekt on ees nii-öelda pilve peale kolimine, et kas juba on kogu pank pilve peal või on teekond ikka veel pooleli? Teekond on pooleli veel. Eks projekt on kindlasti närvesööv ja see on praegu protsessis, et ütleme, et esimesed sammud sinna on juba tehtud, et eks tulevad päris põnevad ajad siin veel lähiajal kohe. Et need kõige põnevamad ajad on veel ees ühesõnaga? Sisuliselt hakkasid pihta. Väga lahe, sest nüüd tegelikult kes meid nüüd seda episoodi kuulavad, kuulake kindlasti järgmist episoodi, kus siis on LHV-st inimesed tulevad rääkima sellest, et kuidas see teekond üldse on kulgenud ja mis siis veel plaanis on.
austus ma ei ole seda episoodi veel isegi töötlenud, nii et ma ise ka ei tea, mis seal sai, sest mina kahjuks ise osaleda seal ei saanud. Et saab olema põnev mulle kindlasti, kui siis ka kuulajatele. Aga mis teemad LHV-s veel kõnetavad? Et ma tean, et nagu pilv ja AI on nagu hästi suured teemad, et kas on veel midagi või liiga palju ei saa lauale võtta? Pigem arvaks, et liiga palju ei saa lauale võtta, et need on nagu põhilised suunad, kus me praegu liigume, et üleüldiselt on lihtsalt tarkvaraarendus. Aga võib-olla tiisid midagi ära just nagu LHV kui toote nagu arenduse suunal, et mis nagu panganduses kuumad teemad täna on, mis LHV-d kõnetavad? Ma tean, ma lubasin ma raskeid küsimusi ma ikkagi tegin seda, sorry. Mina tegelen kliendi andmetega, et sellest saagi nagu nii palju rääkida. Ma mõtlengi seda, et üleüldiselt turvalisus pigem ütleks, et meie liigume edasi, me otsime veel kedagi, kelle käest raskeid küsimusi küsida kogemata. Aitäh sulle siin. Aga palun, jah. Tere. Räägiks algoritmis Inbankist ka. LHV-st just tulime ja nüüd jõudsime Inbanki. Inbank on küll natuke teistmoodi pank ja olen siin Karinaga. Väga teistmoodi pank ja olen siin Karinaga, kes on siis tootejuht ja mis täna Inbanki toote arendamise juures võib-olla kõige suurem väljakutse laual on? No me oleme kindlasti kasvav ettevõtte. Me töötame mitmes riigis, on ju, Baltikumis, Poolas, Tšehhis. Oleme oma teekonnal IPO-ni ja siis kindlasti üritame manageerida, et meie ettevõtte kasvaks ja kasvaks tootlikult, et keskendume sellele. Väga sellised ärilised väljakutsed on, aga midagi tehnilist ka sellist põnevat, mis nagu, millega siis nagu pead ragistama peab? Jah, no me ise positsioneerime ennast kui fintech ettevõtet, meie product tech osakond, kust mina ise töötan tootejuhina on kõige suurem osakond Inbankis, et me paneme päris palju rõhku tehnoloogiale ja oleme üsna uhked nende lahenduste üle, mida me ka oleme kliendini viinud nii-öelda. Mis asi on product tech, et ma ei ole sellist osakonna nime nagu varem kuulda? Jah, meil töötavad tootetiimid product tech organisatsioonis, kes siis koosnevad üldjuhul on tootejuht, tootedisainer ja arendajad. Ja siis iga tiim keskendub oma domeenile ja loob siis oma domeeni siseselt väärtust ja viib selle kas või sisemise kasutajani, kui see on sellise domeeniga tiim või siis meie kliendini. Aga ühesõnaga te olete engineering üksuse nimetanud siis põhimõtteliselt nagu tooteüksuseks, et? No see on nagu jah, nii toode, mis töötab väga käsikäes engineeringuga, sest et kui sul on sellised tehnilised lahendused, eks see ei saagi olla väga palju eraldi. Võib-olla see värbamine on huvitav teema, et siin mingi aeg oli natuke nagu selline põud, et ettevõtted rääkisid, et nad nagu ei värvanud ja mingid koondamise lained käisid läbi. Nüüd ma kuulen nagu järjest, et kõik plaanivad kasvada. Bolt siin rääkis nagu 100 inimeste värbamisest, LHV-l on kindlasti kasvusuund, Inbank, no ma kuulen, et on ka, et kas on ka tunda teisipidi seda konkurentsi, et inimesi on juba nagu jälle raskem leida võib-olla turu peal? Ei, ma arvan, et sellist nagu suurt muutust mina vähemalt ise, kui ma teen intervjuusid ja suhtlen kandidaatidega ja vaatan, eks ikka konkurents on turul ja hea kandidaati üle konkurents on pidevalt, et see on alati väljakutse, aga et väga hüppeliselt muutuks olukord turul hetkel, mina ise ei ole seda tundnud. Aga see sõltub ikkagi sellest ettevõttest ja mida me suudame pakkuda, et me täna näeme, et Inbank on ikkagi atraktiivne turul kandidaatidele ka. Väga hea, aga edu teile konverentsil ja kiiret ja suurt kasvu siis edaspidiseks. Aitäh! Aitäh! Niimoodi ootamatult ründan siin seda Zendeski putkat. Me oleme siis Zendeski putkas ja eelmine kord me rääkisime tegelikult umbes pool aastat tagasi sellest, et käima on läinud kolimine ühelt pilveplatvormilt teisele. Kuidas vahepeal läinud on? Praegu läheb täitsa hästi, et tiim on käima tõmmatud ja tegelikult nagu mõned lehed juba laevad meil, et see on nagu suured edusammud. Aga üldiselt oleme nagu jõudnud sellisesse faasi, et oleme aru saanud, mida on vaja teha, nüüd on vaja see töö sisu ära teha. Sest et ma tean, et me rääkisime siis ka sellest, et sellest kindlasti tuleb tulla algoritmi rääkima, aga
lubadus anti siis pool aastat tagasi, et tullakse aasta pärast rääkima, umbes niimoodi mul on meeles. Umbes niimoodi. Kas siis nüüd poole aasta pärast oled valmis, et tuleks teeks ühe episoodi ja räägiks, et mis õigesti ja valesti läks? Praegu jah, mingid õppetunnid juba on, aga põhimõtteliselt võiks ikkagi oodata selle hetkeni, kuni enamik kompotis töötab, et siis on võib-olla nagu natuke rohkem rääkida. Aga kui nüüd pool aastat on juba tehtud, et kas on mingeid üllatusi ka veel välja tulnud, et ma tean, et siis juba mingi ettekujutus oli olemas, kui lihtne või raske see saab olema, aga et veel mingid asjad, et pagan, meil on see teenus ka veel, mis nagu hästi üle ei koli või midagi taolist. Üllatuste poolelt võib-olla kõige suurem oligi meil, et arvasime, et andmebaas, mis mahult võib-olla ei olnud nii suur, aga kuna seal on palju äriloogikat seotud sellega, et siis on nagu lihtsalt vaja palju aega ja effortit sinna alla panna, et see asi ära teha. Et ma ei teagi, et see võib-olla nii suur üllatus ei ole, aga see on põhiline mure nüüd meil, mis on. Et väljakutsed jagu. Ma loodan, et see jänesuurg väga sügavale ei lähe, et neid üllatusi rohkem ja rohkem välja ei tule, sest muidu juhtub see, et poole aasta pärast sa ütled mulle, et ei, me ei ole ikka veel valmis tulema rääkima sellest, et tahaks ikka saada. Sa tead, mida me teeme? Me teeme algoritmi episoodi. Okay. Nii, oleme siin otse lavalt rajalt maha võtnud Arturi, kes on Boltist ja rääkis tere. Räägis, millest sa rääkisid täna lava peal? Ma rääkisin, kuidas TDL statement automatiseerida live environmentis niimoodi, et ei peaks andmebaasnik piinama sellega, et mine jooksuta mingit query't. Tundub ju nagu lihtne ülesanne, et miks sellest siis täitsa nagu lava peal rääkida? No tundub selline asi, mis pealt näha on lihtne, aga seal all on miljon probleemi, mida tavaliselt arendajad millele nad üldse ei mõtlegi alguses ja me peidame selle keerukuse arendajate eest ära, et nad saaksid lihtsalt mõelda äriloogikale ja kas mul on piisavalt storage'it, et mingisugust muudatust teha, see ei ole nagu relevant äriloogika mõttes, et see aitab seda peita ikkagi. Mulle tundus, et sinu ettekanne läks jube hästi peale, sest ma austus ootasin siin vist 18-20 minti otsin, et küsimused kõik saaksid vastatud, et nii palju oli huviga pärast nagu seda ettekannet, et selle teema suhtes, et mis sa arvad, kas see võiks midagi olla, millest see võiks ikka algoritmi rääkima tulla, et mida te seal siis täpselt teete, mis tehnoloogiatega ja miks siis nagu probleem on? Ja, miks mitte? Aga võib-olla siis tiisime natukene ära ka selle, et mis seal siis nagu see kõige suurem väljakutse on, mida te tegelikult lahendanud juba arendajate jaoks olete? Seal on palju teemasid, aga ma arvan, kõige huvitavam osa sellest on see, et kui sul on üks alter statement, et kas ta jookseb kohe või tal on vaja 7 päeva, et seda lõpetada. Ja need meetodid, mida kasutada, on lihtsalt erinevad üle baaside, üle alter statementide, et see vajab natuke nagu sellist trial and errorit, et aru saada, et mis toimib ja mis ei toimi. Ühesõnaga väljakutse on selles, et kui sul on juba nii palju andmeid, et su alter statement võtab 7 päeva, et lõpetada, et kuidas sa siis teed seda niimoodi, et kogu su teenus ei oleks nagu 7 päeva maas, vaid kasutajad saaksid seal peal toimida ja siis ühel hetkel käib see klõps ja on mingi muudatus tehtud nende jaoks. Just nii, et kui su baas on mõeldud klientide serveerimiseks, see baas ei ole mõeldud alter statementi rannimiseks, sa ikkagi serveerid kliente sellega, mitte ei muuda tabeleid 24/7. Cool, siis läks juba nagu huvitavamaks, sellepärast, et neid tehnoloogiaid, millega siis ka enda build pipeline'is näiteks neid baasiskeemi muudatusi nagu sisse viia ja rakendada on ju olemas küll ja veel, et see ei ole nagu see probleem on ju. Aga see, kuidas seda teha siis nii, et lõppkasutaja seda ei tunne, ei näe, et see on põnev. Kuule Gift, ma kindlasti otsin seda kuskil LinkedInis mujal üles ja siis leiame aja ja teeme sellest ühe ägeda algoritmi episoodiga. Aitäh! Teeme nii! Käima ka? Assa on pikem, ma pean Kiki Varvakil seisma, siis see on nagu enam-vähem. Tere Assa! Tere Priit! Ma olen jõudnud siis Codeborne'i juurde, kes teeb see aasta jälle vana head tuttavad baarisprogemist, et need baarisprogejad on siin nurga taga ja siis täna on siis kõigile vaatamiseks ka see, et millega nad tegelevad, et kuidas seni inimestel läinud on, kas ette antud ajaga saadaks ülesõna valmis? No pigem mitte, eesmärk ei olegi tegelikult valmis saada, et me oleme sellise ülesande valinud, kus peab leidma tähtkuju
kuupäeva järgi ja tähtkujusid on 12, et me ei viitsi kõike 12 siin nagu implementeerida, aga et me teeme algust ja proovime lihtsalt paaris progemist, et kirjutame teste üksteisele ja proovime need testid roheliseks saada ja oota, aga see on ju lihtne ülesanne, et teed selle OpenAI-ga mingi API call'i ja küsid sealt keelemudeli käest, et mis tähtkuju selle kuupäevale vastab? Meil ei ole tokeneid, et neid API call'e teha. Et praegu proovime ise hakkama saada. Aga eelmine aasta oli ka see, ütleme siis, koodiassistent Copiloti näol oli olemas, et kas sel korral ka AI nagu arenduspaari aitab? Meil on siin see IntelliJ mingisugune built-in asi, mis midagi aitab, aga see on nüüd maitse asi, et kas seda kasutada või mitte, et praegu siin paistab, et midagi ta näitab, aga üritatakse ikkagi ise kirjutada, et seda autocomplete'i vist ei kasutata praegu. Kas võtsite kontoris selle ülesande ette ja tegite nagu sellise tunnise või paaritunnise sessiooni ka, et näha, kuhu nagu tee viib ja mis need augud on, kuhu sisse võib kukkuda? Ausalt öeldes ise läbi ei harjutanud. Tulime sama toorelt siia peale nagu külalised, et enda jaoks ka esimene katse ei tulnud nagu kohe kõik head mõtted pähe. Väga põnev. Täitsa huvitav oleks, ma tahaks ise siin olla päev otsa selle ekraani taga ja vaadata siis, kuidas nagu see on nagu vaatad seda seebikat, et mis ta nüüd järgmiseks kirjutab ja mis näed neid vigu, on ju. Siit kõrvalt vaadates näed neid vigu, aga siis ega ütlema ei pea, vaatad, kuidas ise ära laheneb see asi, et väga huvitav. Minu arust on see väga lahe kontseptsioon, mulle meeldib, et te seda iga aasta teete. Ma loodan, et te olete ka järgmine Digit siin kohal ja siis samamoodi tutvustate laiemale seltskonnale seda paaris programmeerimise võlusid ja valusid. Aga edu konverentsile ja aitäh sulle! Kas minu selja taga see tops jääb ka peale? Nii, oleme oma ringkäigul jõudnud nüüd sellise ettevõtteni nagu Rush Street Interactive. Ma saan aru, et see on täitsa nagu New York Stock Exchange'il olev nagu suur asi, et millega see, ma ei ole kuulnudki ja nüüd ma siin Eesti konverentsil kohtan, et millega te tegelete? Ja me oleme tegelikult juba 13-aastased, aga jah, meid kui employer brandinguna võib-olla pisut vähem Eestis teada, aga me oleme siis online casino, gaming, sportsbook, betting ettevõte ja meie turg asub Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, nii et tegelikult meie toode ei ole üldse Eestis, see on ka võib-olla põhjus, miks meid nii palju ei teata, aga Eestis on meil väga suur osa engineeringust, meil on kontor Tallinnas, Tartus ja meid Eestis on kokku pisut alla 200. No see ei ole üldse enam väike ettevõte, et ühe tiimiga idu on ju. Mis täna nagu suurimad väljakutsed on, et kui me mõtleme ka mingi selliste väiksemate mängude peale, siis kõik need vibe-coderid ju ütlevad, et ma lähen ja ütlen 3 lauset sisse ja mul tuleb see välja. Tegelikult on niimoodi, et ka meie ostame need mängud, aga meie haldame platvorme, kus need mängud on ja ehitame neid platvorme. Aga AI-d, meie oleme pigem seisukohal, et AI-d ei ole vaja karta, tuleb seda embrace'ida, estonglish, et AI annab tegelikult väga palju uusi võimalusi ja lihtsalt tuleb neid võimalusi osata kasutada. Tuleb harida oma töötajaid, kuidas seda kõike teha nii, et teha see customer experience veel paremaks. No ja suurt platvormi täna veel me oleme selgeks saanud, et AI-ga ei arenda, et see on nagu siis sa oled kiiresti käpuli maas ja leiad ennast koodibaasi otsast, mida mitte keegi ei oska, ei suuda, ei taha hallata. Aga aitäh ja edu konverentsil. Nõndaks, kui nüüd mõne esineja ma haaran kinni, kes tuleb otse lavalt maha, siis seekord ma võtsin Indrekul sabast kinni, kes on just lavale minemas. Indrek, millest sa rääkima hakkad? Mina räägin Postgresist, andmebaasist. Ma räägin sellest just mitte sellise andmebaasi eksperdi vaatest, vaid pigem tavalise tarkvaraarendaja vaatest asjadest, mida tarkvaraarendaja võiks teada, kui ta töötab Postgresiga. Ja ma lugesin seda pealkirja ja ma mõtlesin, et mis see siis tähendab, et kas sa oled näinud palju asju, mida tarkvaraarendajad ei tea Postgre kohta, mida nad peaksid teadma? Jah. Lühike vastus on jah, ma arvan, et seal on mingisugused asjad, mida oleks hea teada varakult, et neid arvesse võtta, olenevalt siis
missuguseid rakendusi te ehitate. Tihti paljud rakendused alustavad hästi väiksel skaalal. Siis sel hetkel võib-olla see Postgresi teadmine ei olegi nii oluline. Sa teed rakenduse, see töötab, kõik on nagu okei. Aga mingil hetkel see rakendus nagu kasvab suuremaks, su andmemahud kasvavad, su nii-öelda nagu liikluse hulk kasvab ja sel hetkel siis sa hakkad võib-olla tundma mingisugust valu, et mu pudelikaeleks jääb just andmebaas. Ja tihti nagu see, mis seda pudelikaela tegelikult tekitab, ongi mitte see, et kui võimalus mu andmebaas on, andmebaasile pilveplatvormidel ma võin panna CPU-d ja mällu ja kõike juurde, aga tihti on selleks just see rakendus, nagu see workload, mis tekitab neid pudelikaelasid. Ja kui sa ei tea, kuidas võib-olla andmebaas sisemiselt töötab, siis sa isegi ei oskagi nendega arvestada. Ja sel hetkel, kui see hakkab sulle valu tekitama, siis on juba ka päris hilja, et selle rakenduse ümber arhitektuuri ehitamine on nagu päris kallis tegevus. Kas sul on ka nagu mõttes neid asju, et mis tulebki kohe alguses õigesti teha, muidu nagu hiljem oled ikka nagu väga sügavas mudas, et mingeid asju nagu pärast ringi teha ja korda hakata tegema arendajana? Jah, toome hästi võib-olla konkreetse näite, et millega ma igapäevast olen nagu kokku puutunud ja näen, on see, et kui me teeme, me elame sellistel mikroteenuste maailmas, üks teenus räägib teisega, aga hästi tihti juhtub seda, et ma teen üks teenus räägib teisega üle võrgu, aga ma teen selle suhtluse kogemata sellel ajal, kui mul andmebaasi transaktsioon töötab nii-öelda nagu pooleli ja sel hetkel siis ma tegelikult panen selle andmebaasi transaktsiooni ootele ja kui mul on tegelikult sellist suhtlust hästi palju, siis see juba andmebaasi vaates nagu probleem. Et kõige lihtsam näide muu rakenduse andmebaasi ühendused võivad saada hästi kiiresti otse ja siis su rakendus ongi nagu offline. Ja sellega, kui see pool nii-öelda täis saab, et siis selle asja taastumine sageli võtab nagu oluliselt kauem aega, kui tegelikult see ramp-up üldse aega võitis, et see on nagu mingi üllatav selline fenomen, mida tavaliselt arendajad ei taipa, et selle asja lahenemine võtab nagu rohkem aega. Edu esinemisel ja naudi konverentsi. Aitäh! Nii, ühesõnaga olen jõudnud Tartu Ülikooli boothi, kus on tegelikult väga palju vaatamist. Meil on esiteks tehisaru baromeeter ja siis seal kõrval saab joonistada ja ma ei tea, kas me sinna jõuame, aga ma loodan, et tahaks kritseldada ja vaadata, mis AI sellest arvab. Aga millega tegeleb, mis asi on tehisaru baromeeter, mis teema sellega on? See on selline keskkond, kus saab erinevaid keelemudeleid omavahel võrrelda ja siia me oleme pannud taha umbes 30 keelemudelit, mis siis kõik peaksid oskama vähemal või rohkemal määral eesti keelt. Ja iga kord, kui inimene seda kasutab, siis valitakse sealt täiesti juhuslikult 2 mudelit. Need annavad siis vastuse sellele inimese küsimusele ja inimene saab valida, et kumb neist on parem. Võib-olla on ta mõlemad sama head ja võib-olla mõlemad on väga halvad. Ja siis nende võrdluste baasilt saab tekkida selline edetabel või järjestus ja meie saame tegelikult teada, et millised mudelid on kõige paremad eesti keeles. Et kes seda ise testida tahab, siis baromeeter.ai pealt saab vist minna vaatama seda ja ise ka proovin. Ma proovin ka küsimuse kirjutada, vaatame, mis ta siis mulle vastab. No nii, ühesõnaga, et milline on kõige parem eestikeelne tarkvara arenduse teemaline podcast on küsimus. Ja kui nüüd kumbki ei vasta algoritme, et siis ma olen väga, väga kurb ragistavad. Ma ei saagi tegelikult teada, millised mudelid siin taga on, eks ole? Ikka saab, et aga kõigepealt peab selle hinnangu ära tegema, et kumb on parem või kumb on halvem, et siis saab teada. Ja ikka teaduslik värk, et muidu on nagu kohe bias on sees. Aga võib-olla siis kuni see asi siin ragistab, et tehniliselt, kuidas see on tehtud, see jookseb kuskil seal Tartu Ülikooli superarvutites, kus need mudelid on kõik sisse tõmmatud, 30 tükki? See päris nii ei ole, enamus neist on API kaudu ikkagi, et Tartu Ülikooli serveris jookseb meil praegu 1 mudel, 2 mudelit, et ülejäänud on API-de kaudu. No nii, tulemused on käes. Tundub, et Mudel A arvab, et arenduse teemaline podcast koodikursk võiks olla üks või siis DevCast või siis tarkvaratund. Ma ei tea mitte ühtegi nendest podcastidest. Nii et see viskab kindlasti villast. Teine andis väga pika selgituse selle kohta ja alustas kohe vabandusega, et parim on väga subjektiivne. Mis on väga tore, eks ole. Developer Real Talk, mis on just kui Codeborne'i oma. Ma võiks minema sinna Codeborne'i boothi küsima, et kas neil on päriselt selline podcast olemas, sest mina ei tea. Tundub, et mitte kumbki mudelitest ei teadnud, et on olemas selline asi nagu algoritm, aga
millegipärast ma usun seda parempoolset rohkem. Et siin on ka see variandiga, et mõlemad on halvad. Mõlemad on halvad, jaa. Kas me saame hästi kiiresti guugeldada ka? Ma tahaks nagu teada päriselt, kas selline podcast on nagu pilvekool või pilvejutud või? Ongi pilvejutud olemas. Ehk siis ta päris nagu vale juttu ei ajanud, aga pilvejuttudel on 20 jälgijat, need tõenäoliselt see ei ole Eesti kõige populaarsem. Ei, need ei ole kõige populaarsemad, nad ei ole kumbki hea. Mõlemad on halvad. Baromeetrile kõrget lendu. Loodame, et siis tulevad ägedad tulemused. Kas on ka mingi tähtaeg olemas, nagu mis ajaks tahaks selle edetabeli nagu valmis saada, et siis võib-olla sellest oleks just huvitav algoritmis rääkima tulla? Jaa, meil on selline mõte, et juuni lõpuks meil võiks olla 50 000 võrdlust. Kolmapäeval me selle kampaaniaga alustasime ja praeguseks meil on siis 2300, et kes teab, võib-olla tõesti siis juuni lõpuks 50 000 tuleb täis. No nii, kõik meie kuulajad nüüd minge baromeeter.ai lähme võrdleme siis, kuidas AI mudelid eesti keelega hakkama saavad. Läheme sinna kõrvale ka. Läheme siia ka. Ja teine põnev asi Tartu Ülikooli boothis on siis selline asi, mille nimi on ScribbleDraw ja ma olen siin Rainer Kõivuga, kes on selle asja autor, ma saan aru. Jep. Tere, Rainer, räägi siis ise oma sõnadega, et millega siin tegu on. Jah, tere. Et ScribbleDraw on siis selline asi, kus kasutaja saab joonistada lihtsa visandi või pildi ja tehisintellekt siis täiustab seda. Et kasutajal on võimalik valida erinevaid režiime genereerimise jaoks ja stiile ning tausta. Oota, aga räägi sellest, kuna meil on tehniline podcast, et mis siin taga jookseb, et ma saan aru, et see jookseb selles ühes samas kastis, mis siin põrandal on ja mis mudel sul siin all on ja kuidas sa selle asja ehitasid? Jah, see jookseb lokaalselt. Siin on taga 3 mudelit. On VLM, mille nimi on Florence 2 Large, mis tuvastab kasutajajoonistuse ära. Siis on ControlNet Scribble, mis töötleb joonistuse kriipse või neid ääri. Ja siis koos Stable Diffusion versioon 1.5-ga genereeritakse pilt. No proovime siis, kui hästi see asi aru saab sellest minu joonistamise stiilist. Nad arvasid, et see on kiiver, et see pidi olema lihtsalt üks hästi kole monitor ja see pidi olema klaviatuur. Iseenesest sai pilt, et see on nagu Apple, et see peaks, ma pean veel harjutama seda joonistamise asja. Ma tean, et mu kaameramehel tuli enne palju paremini välja. Okei, kui palju, sa tead kindlasti enda kursusekaaslaste pealt ka, et kui palju nagu tehakse bakatöid, mis on just nagu AI teemalised praegu? No nüüd on neid ikka päris palju tekkinud juurde, et AI on ikka väga suur teema tänapäeval. Ja see on väga lahe, mulle meeldib, et see jookseb lokaalselt, et see ei ole nagu mingisugune, sellist asja võid ju teha täitsa OpenAI API kaudu, et saadad talle prompti ette ja selle sama Scribble'i annad pildina promptina ette ja siis see teeb ilusaks selle. Aitäh Rainerile ja edu konverentsil naudi joonisse. Kas need salvestatakse maha ka kuskile, et sa saad pärast mingid mudelit treenida nende pealt? Täis värk. Kuule, aitäh! Aitäh! Karola, mis sa arvad, kui ma täidan sulle 3 minutit ära, siis sul on vähem aega närvitseda. Püüdsin kinni Karola, kes räägib AI kasutamisest front-end arenduses. On õigus? Sul on täitsa õigus. Aga natukene vist teises võtmes, et kuidas siis mitte sellega kiirustada, vaid kuidas just seda kasutades paremat tulemust saada? Ja, kuidas saada paremat tulemust seda kasutades ja samuti võib-olla, kui on palju projekte korraga, nagu mul on olnud viimati, siis kuidas kasutada AI-d just niimoodi targalt, et ta saaks meid aidata. Et meil on selline peace of mind. Sul on see, ma saan aru, täitsa mingi oma workflow, mida sa kasutad ja mida sa siis tegelikult ka lavale tutvustama lähed, eks ole? Just nimelt. See on tegelikult, it's simple, it's scalable, see on terve see flow, et see ei ole midagi sellist täiesti uudset võib-olla, kahjuks või õnneks. No eks need parimad asjad ongi tavaliselt lihtsad. Aga edu sulle laval ja vaatame, võib-olla siis, kui leiad jaksu, äkki tuled täitsa algoritmiga sellest eraldi veel rääkima. No eks näis, kuidas läheb. Ja edu. Et pigem vaata, ma kipun ise ka, ma tean, ma sellepärast ütlen. Et pigem vaata mind või siis kaamerasse. Et kui sa nii pidi oled, siis on vaata nagu kukla see. Näed, ma teen seda praegu, täpselt sama. Täitsa sulema. No nii, oleme oma ringil jõudnud siis järgmisesse boothi, ma ei tea jälle, ma ei oska neid nimetada. Me oleme jõudnud Mobilabi juurde, minuga on Timo. Timo, mida te täna Digitil näitate? Tere! Täna me näitame ühte mängu, mida me tegime ja siis on meie au ja uhkus telefonisein. Vot see on Flappy Bird põhimõtteliselt.
Ei, see on pigem nagu Duck Hunt, aga modernne versioon. Et saab näpuga lasta. Kas seda saab mängida ka? Jaa, seda saab mängida ka. Ahaa, ja siis mul on nagu sihik, kes, ma ei tea, et mul on siin sihik on ekraani peal ja siis ma pean sellega ühesõnaga pardi pihta sihtima ja siis tulistama. Ja siis on tuvisid lastakse, mitte nagu parte. Täpselt, hoopis teine mäng. Hoopis teine mäng muidugi, täpselt. Aga siis on mobiilisein ka, mis siin kummalist on. Siin on see, et sul on hästi palju telefone koos. Just. Ja mitte ükski ei ole iPhone või kõik on iPhone'id, ma ei saa aru. Kõik Androidid. Et siin eesmärk oli taas elustada vanu telefone, mis muidu on rivist väljas, aga põhimõtteliselt töötavad, aga neid lihtsalt ei kasutata. Ja siis me andsime uue elu niimoodi, et me tegime sellest videoseina. Ja meil on selle kohta ka suur blogipostitus, kus on kõik tehnilised detailid ja kuidas me skaleerisime selle sama asja 170 või 200 telefoni peale. Oota, kuidas siin on see data jookseb ka sellest USB kaablist või siit on ainult toide või? Siit on ainult toide. Data on üle õhu, maagia. Maagia on. Ehk siis nad võiks olla ka sellise magnetlaetava nagu platsi peal, et siis ma vaatan, et see juhe siin vähe jääb jalgu nagu, et sellele immersive kogemusele. Täpselt nii, aga samas see annab seda mobiläbi osa edasi. Seda mängu tahaks. Kas see on mingi avatud lähtekoodiga kuskil olemas ka või? Ei, veel ei ole. Et see on ainult mobiläbi eksklusiiv? Täpselt. Aga sa ütled veel ei ole, see tähendab, et tuleb kunagi või? Midagi sellega kindlasti juhtub nii, et ta võiks saada avalikult kõigile kätte saadavaks. Saad sealt, mis iganes see Apple'i pood on, et sealt saad endale siis võib-olla euroga alla osta endale. Sest ega seal tasuta midagi ei ole ju. Aga aitäh ja edu konverentsil. Aitäh. Püüdsin kinni järgmise esineja, kes siis just tuli otse lavalt maha. Tere Ats, sina oled Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudist ja sa tegeled seal täpselt millega? Ma olen seal arvutigraafika spetsialist, mis siis tähendab seda, et ma aitan igasuguste probleemidega, mis arvutigraafikat puudutavad. See on tudengite konsulteerimine, juhendamine, see on oma projektide tegemine, see on välisprojektidega tegemine ja edasi. Täna sa rääkisid sellest, kuidas Unreali sees saab optimeerida siis arvutigraafika protsesse selliselt, et need asjad jookseksid nagu mõistliku viivitusega, et seal nagu liiga palju mingit läägi ja stutterit ei oleks, et austus, see oli selline teema, mis väga paljudel jättis vist suu natuke lahti, et see on nagu põnev, aga samas nagu hästi keeruline ka, et ma saan aru, et ülikoolis on täitsa selle kohta nagu eriala olemas, et seda saab õppida seal. Meil on mitmeid õppeaineid ja on võimalik teha lõputööd, näiteks selle samad tehnoloogiatega tegeledes. Et kui on huvi, siis meie tegeleme sellega igapäevaselt. Kas nagu, see ei ole valdkond, kus kõik asjad on juba ära lahendatud, et mulle tundub, et mingid suured tegijad nagu Unreal näiteks tulevad järgmise versiooniga välja, seal on nagu terve hunnik probleeme lahendatud, mida meie siin enam uurime? See on muidugi tore, selles mõttes, et aga nende lahendused probleemidel on kohati kohmakad, et nad saavutavad väga häid tulemusi, aga nad on nii keerulised, siis ongi see, et sellest süsteemist aru saada ja saada sealt häid tulemusi võib olla küllaltki keeruline. Aga kui sa ei tea, mis seal all tegelikult toimub, siis on väga lihtne endale nagu jalga tulistada mingisuguste probleemidega, mis üks väike asi teeb su kohe maailma katki, et näiteks kui muru kõigub liiga kaugel, siis on see, et FPS kukub kohe pooleks, et selles mõttes, et aru saada, kus kohas need probleemid tulevad, neid tuvastada, et see aitab seda lõpptulemust märksa paremast teha. Kui lahe, ma loodan, et sa naudid konverentsi jätku, ega siin palju enam alles pole jäänud, me kõik oleme juba natukene väsinud, mulle tundub. Aitäh, Aitse ettekande eest, oli väga põnev, aitäh.